See on Mihkel. Põline Paide poiss. Paides sündinud, Paides kasvanud, Paide 3. keskkoolis haridust taga ajanud ning ühes teiste Paide poistega türikraadedele tuupi teinud, kui nood endil ninad liiga püsti ajasid. Tehke alati nii, nagu ma ütlen, mitte nagu ma teen. Suurem osa nooruspõlvest pühendas Mihkel spordile ning selles vallas on talle ette näidata ridamisi uhkeid saavutusi. 2-kordne Eesti meister võrkpallis. Ka jalgpallis olen 2-kordne Järvamaa meister. Ka unistada on Mihkel alati julgenud. Suurelt. No kuskil 4-aastasena unistasin saada kosmonaudiks ikka nagu vist suur osa Nõukogude Liidu lapsi. Mihkli kõige suurem unistus oli aga triblada kohaliku koolivõimla Kossuplatsilt otsejoones suure Nõukogude Liidu koondise ridadesse. Kogu keskkooli aeg siis olid minu käes koolivõimla võtmed. Kehalis kasvust õpetaja ei viitsinud enam mul kogu aeg seal ukse peal käia ja võtit anda, siis ta tegi mulle ise võtmed, näed, et mine ja mängi seal. Miskipärast jäi liidukoondise peatreeneri kutse aga tulemata. Võta sa nüüd kinni, mis see põhjus võis olla? Kõik, kes Mihklit aga vähegi tunnevad, need teavad, et Mihkel pole mees, kes niisama lihtsalt alla annaks. Mihkel teab, et mis tahes puudujäägi likvideerimiseks on lihtsalt vaja kõvasti tööd teha ja kui üldse on kedagi, kes on võimeline kõvasti tööd tegema, siis on see Mihkel. Mihkel teab, et sihile jõudmiseks tuleb kasuks ka kangus, nagu heas mõttes kangus. Ning seda kangust ja järjepidevust väljakutsetega silmitsi seista, seda Mihklil jätkub. Kui midagi ette võtan, siis ma ikka üritan selle lõpuni viia. Sarnastest põhimõtetest juhindub Mihkel ka igapäeva ja tööelus. Kange tahtmine midagi suurt ära teha tõi varem keevitajana elatist teeninud mehe 2000. aastal Koneskosse ning võime erakordselt kõvasti tööd teha on varustaja ametikohalt alustanud Mihklist teinud tänaseks Konesko mootoritehase juhi. Mihkel on selline muhe kolleeg. Ta on väga jäärapäine. Kui midagi on kokku lepitud, kui ta on endale eesmärgi võtnud, siis ega ta sellest nagu naljalt lahti ei lasku. Usun, et Mihkel mootoritehase juhina teab üksikasjalikult mootori hingelu, sest ta on tegelikult sealt alt ka pihta hakanud. Alt tootmisest ja kasvanudki sinna tehase juhina, et nende töölõikudega üsna hästi kursis. Mihkel on inimene, kelle peale saab loota, et Mihkel on Mihkel kogu aeg, et ta ei ole kindlasti võlts, ta on aus, ta ongi selline nagu ta on. Mihkli eestvedamisel valmib koerus uus elektrimootor iga 70 sekundi järel. Sellise tootmisvõimsuse saavutamiseks ja säilitamiseks investeerib Konesko pidevalt masinapargi uuendamisse ja töötingimuste parendamisse. Väga suur väljakutse oli muidugi aastal 2003, kui Soomest kolisid tehased siia.
siis meil oli siin 110 inimest, aga aasta 2004 lõpuks meil oli 350 inimest. See oli väga huvitav aeg. Kuigi liidu korvpallikoondise uks jäi Mihklil avamata, ei näe ta pallimängule panustatud aega kui maha visatud aega. Millegi nimel pühendunud töötamine ei ole kunagi raiskamine. Iial ei või teada, kus sa tehtud töövilju lõikad. Mihklile avas see ukse Conescosse. Kui vaadata, kus ma praegu olen, siis ma olen küll, jah, niimoodi läks. Mihkli päevaplaanis on sedavõrd palju kohustusi, et kohati jääb mulje, just kui oleks temal igas päevas rohkem tunde kui 24. Sellest hoolimata jääb mees vaoshoituks ning enda panust Conesco edu taga esile ei upita. Tõelise spordimehena tõstab ta esile kogu meeskonna panuse. Eriti nende tublide ja talendikate inimeste panuse, kes igapäevaselt elektrimootorite valmistamisega otseselt ametis on. Alati on hea meel, kui keegi alluvutest tuleb ise mingi hea idee peale. See tuleb küll naeratuse näole. Mihkel pole kunagi enda saba kergitamisse uskunud. Ta on arvamusel, et enesekiitus on lohutus neile, kes enda täit potentsiaali veel realiseerinud pole. Oma saavutuste maailmale pasundamise asemel suunab ta energia hoopis mujale. Iseenda vajakajäämiste järelaitamisele. Ehk sellesse, mis kangele mehele asu ei anna ja öösel magada ei lase.